korrutisse astendamine. Olgu meil vaja astendada korrutist A korda B. Näitena leiame selle korrutise kolmanda astme ehk tõstame astmesse 3. Meie saame lahti kirjutada järgmiselt A korda B omakorda A korda B ja uuesti kolmandat korda A korda B. Saame nüüd selle avaldise ümber kirjutada järgmiselt, et see on A korda A korda A korda B ning korda B. Ning loomulikult see võrdub A astmes 3 korda siis B astmes 3. Selle näite puhul meie saime tulemuse, et tegelikult korrutise astendamisel on mõlemad tegurid. Me näeme A ja B, mõlemad olid astendatud ja seejärel tulemused olid korrutatud. Selline seaduspärasus kehtib ka üldjuhul. Ehk korrutise astendamisel astendatakse iga tegur. Esimene tegur oli astendatud ning teine ja tulemused korrutatakse. Sama reegel jääb kehtima ka siis, kui meil sulgudes on 3, 4 ja nii edasi tegurid. Näide number 1. Vaatame näidet. 3 korda X korda Y astmes 3. Eespool toodud reegli järgi meie saame 3 astmes 3 korda X astmes 3 korda Y astmes 3. Ehk siis 27 korda X astmes 3 ja korda Y astmes 3. See on meie vastus. Teine näide. -2 korda A korda B korda C ja astmes 5. Täpselt sama loogika järgi meie saame järgmise rea. -2 astmes 5 korda A astmes 5 korda B astmes 5 ning korda C astmes 5. Natuke lihtsamal kujul meie saame kirja panna, et see on -32 A astmes 5, B astmes 5 ning C astmes 5. See on siis meie astendamise tulemus. Korrutisse astendamise valemit loomulikult saab kasutada ka teistpidi, ehk siis lugedes paremalt vasakule. Kolmas näide, näiteks X astmes 6 korda Y astmes 6 on siis X korda Y ja astmes 6. Seda põhimõtet võib kasutada lihtsama arvutamise jaoks. Näiteks kui meil oleks vaja arvutada 5 astmes 2 korda 8 astmes 2 on siis 5 korda 8 astmes 2. Loomulikult sulgudes on 40 ning nüüd astmes 2. Taskuarvutit kasutamata näeme, et tulemuseks on 1600. Vastus. Analoogne 5. näide, näiteks 0,25 astmes 4 korda 4 astmes 4. See on siis 0,25
korda 4 astmes 4. Sulgudes saame arvu 1 astmes 4. Väga kiire vastus on 1.